Maksuamet on muide hea näide, et nemad vähemalt püüavad oma sõnumeid seada lahkemalt ja selgemalt ritta ja selge sõnumi konkursil ja konverentsil on nad ka toonud neid näiteid välja, kus tõesti, kui sa alustad sellest, et ole kena, tee registris oma andmed korda või et sul on siin tekkinud väike maksuvõlg ja selleks kuupäevaks ole armas, leia võimalus tasuda. Ja alles siis tuleb jutt sellest, et millise paragrahvi alusel sind karistatakse, kui sa seda kõike ei tee. Et see pidi palju paremini mõjuma kui algus, kus poolel lehel on kirjas, et kõigepealt ähvardab sind vangla. Ja siis selgub, et sa oled 38 senti võlgu, maksa ära. Et tegelikult inimesed maksavad paremini, kui sa nagu hakkad, sõbralik on, meil ühine riik siin ja ju sul jäi ta maksmata, miks ta jäi, eks ole, aga et enamasti saab kord. Aga pean silmas seda, et inimese, et see lahkus, et see on justkui vastand ülbitsemisele, mis võib väljenduda sellises ülalt alla suhtumises, teise inimese nagu väiksemaks ja tähtsusetuks ja tema probleemi mõttetuks pidamises. Või siis ka näiteks targutamises, kasutades sõnu, millest keegi midagi aru ei saa. Üks viimaseid näiteid oli üks õpetaja, kes sai pärast AstraZeneca vaktsiini päris tõsised kõrvaltoimed. Talle teist doosi AstraZenecat teha arstid ei pidanud mõistlikuks. Ja tollal millegipärast Eesti riik ütles, et ta selle asemel siis Modernat või Pfizerit teise doosina ei saa, kuigi ta seda väga tahtis. Saksamaa kantsler oli selleks ajaks juba saanud ühe AstraZeneca ja teise siis mRNA põhist vaktsiini. Mingit vastunäidustust sellel tegelikult ei ole, ei olnud sellel daamil ega ei olnud ka teada üldiselt, et pigem küsimus oli lihtsalt Eesti riigi asjaajamise jäikuses, oleme ausad. Ja seda inimest loksutati niimoodi, et ta pöördus meile, ma siis tõstatsin selle probleemi, saades kinnitust, et see lahendatakse otse kohe ära, et tegelikult põhimõttelist probleemi pole. Läheb kuu aega mööda, tuleb ministeeriumist ülbevõitu kiri, milles pole mingit lahendust. Läheb veel kuu mööda, ikka mitte midagi. Inimene 10 kohas käinud, igalt poolt on saanud mingi, meie maja žargoonis sellise nahkse vastuse. Ei ole lahkust, ei ole seda, et keegi võtaks südame asjaks. Et kaks veel traagilisemat lugu, kus meie maja on olnud osaline, et ühel juhul ei saanud ema oma geeniprobleemiga lapsele vajalikku ravimit Suurbritanniast. Sest keegi ei võtnud südame asjaks, mingid väiksed bürokraatlikud tõkendid, ei saadud aru, et kui see laps saab selle ravimi, hakkab ta normaalselt käima ja jooksma. Aga kui ta ei saa, siis taandareng ainult süveneb. Ja jälle igasuguse sellise lahkuseta, süvenemiseta, korduvad kirjavahetused. Selle asemel, et teha korra selgeks, et kus see punnseis tekkis ja see ära lahendada. Meie inimesed võtsid kätte, probleemi tuum selgeks ja see asi õnneks lahenes. Või siis veel totram lugu oli, kus inimene oli aastaid tagaselja surnuks tunnistatud. Siis ta oli näinud Aktuaalses Kaameras lõiku, kus ma selgitasin seda, et Abhaasia eestlased, kes on siis sünnijärgsed kodanikud, aga vahepeal ei tahetud neid sellena tunnistada, saavad nüüd oma passid ikka kätte, et õnneks Politsei- ja Piirivalveamet meiega selles osas nõustus ja muutis oma praktikat, nii et inimesed saavad oma passid kätte. Oli mõelnud, et äkki saab temagi abi. Et oli elanud oma sugulase korteris, seni õnneks terve olnud, ümbrikupalga eest tööl käinud, tuleb siia, meie inimesed siis lahkelt seletavad ära, väga korralik inimene, et kuidas ta peaks taotlema enda uuesti elavaks tunnistamist ja siis hakkab kafkalik rada peale. Ametnik ei tõsta pilku ka, te ei saa seda avaldust esitada, olete surnud. Siis läheb õigusabibüroosse, sealt keegi paneb ennast tema esindajana kirja, kohus lükkab jälle tagasi, kuna te olete surnud, te ei saa olla esindajat. Ja lõpuks, kui tal siis üle kivide ja kändude ikkagi kohtuniku kätte sattus sama kohtunik, kes oli ta tagasi ja surnuks tunnistanud. Ja ka see jõudis järeldusele, et kuna ta on surnud ja üleüldse, et siis ei ole võimalik. Ja kuna meie nõunik hoidis asjal silma peal, jõudnud ära imestada, otsis inimese uuesti üles, käe kõrval. Kirjutas minu palvel, mida tegelikult muidugi ei tohi teha, nüüd kindlasti need õiguskantsleri institutsiooni kriitikud tulevad kohe pahandama, aga aitas kirjutada vajalikud paberid, inimene sai ellu tagasi.
et oleks õigesti vormistatud.